Hei, tere tulemast tänasele ülevaatele. Me räägime täna ühest tõliselt põnevast paradoksist, mis peidab end sügaval Eesti looduse ökoloogilises keerukuses. See on lugu keskkonnast, mis tundub pealtnäha täiesti metsik, aga on tegelikult, üllatus-üllatus, sügavalt seotud inimesega. Mõelge korraks ja küsige endalt, mis võiks olla Eesti kõige liigirikkam elukooslus. Ma usun, et enamik meist eeldaks intuitiivselt, et see on kindlasti mõni puutumatu iidne põlimets, kus inimesel pole aastasadu käinud, või siis hoopis avar ja müstiline raba, eks? Aga reaalsus on täiesti vastupidine. Kujutage ette elupaika, mis lausa nõuab ellujäämiseks meie inimeste kätt ja niidutera. Täpselt nii. Ilma inimese regulaarse vahelesegamiseta kaoks see elust kihav ökosüsteem täielikult. See kasvaks lihtsalt kinni metsaks või muutuks niiskemas paigas sooks. Nii et alustamegi sellest omapärasest looduse ja inimese koostööst, sest see dünaamika on siin absoluutselt fundamentaalne. Mis asi see niit siis tegelikult on? Lühidalt öeldes on see regulaarselt niidetav või karjatatav rohumaa, kus kasvavad peamiselt mitmeaastased rohtaimed. Ja kogu asja ühemoodi nagu maagia peitub selles, et pidev niitmine või loomade karjatamine ei lase noortel puudel ja põõsastel võimust võtta. Niidu eksistents on sõna otseses mõttes defineeritud meie tegevuse poolt. Aga teate, kõik niidud ei ole sugugi võrdsed. Vaatame lähemalt kultuuri ja loodusliku niidu vahet, mis on elurikkuse seisukohalt nagu öö ja päev. Kui me neid kahte võrdleme, siis kultuuriniitu on inimese poolt tugevalt uunitud. Seda väetatakse, vesi juhitakse ära, sinna külvatakse kindlaid seemned. Põhimõtteliselt näeb see välja nagu tavaline heinapöld ja liikide arv on seal väga madal. See on justkui roheline kõrb. Looduslik niit seevastu koosneb täiesti naturaalsest taimestikust ja lausa pakatab uskumatusest liigirikkusest. Kes seal looduslikul niidul siis üldse peol on? Suurem osa moodustavad kürelised, nagu näiteks kerahein, mille tunned ära nende omapäraste õunsate ja sõlmeliste varte järgi. Niiskemates kohtades laiutavad tarnad ja siin on üks päris lahe nipp. Kas teadsite, et tarna saab kürelisest väga lihtsalt eristada selle kolmnurkse varre järgi? Lisaks nendele katavad niitu muidugi liplikuelised, näiteks aasristik ja lihtsalt lugematu arv tulikaid ning kellukaid. Mis toob meid Eesti loodusüüre kõige varjatuma ja ilusama saladuseni? Eesti oma orhideedeni. Eestis kutsume me neid käpalisteks. Need on sellised põnevad põhjamaised orhideid. Nimi käpaline tuleb tegelikult nende juuremugulatest, mis meenutavad visuaalselt loomakäppa. Ja kuigi sellised liigid nagu kuldking või kahelehine käokeel on tunduvalt väiksemad kui need hiiglaslikud troopilised orhideid lillepoes, on need vähemalt sama lummavad. Eluks nõuavad nad aga väga spetsiifilist, parajat niisket ja lubjarikast mulda. Aga siin on üks number, mis paneb asjad tõeliselt perspektiivi. 15. Kas te kujutate ette, et ühest ainsast imepisikesest seemnest täiskasvanud ja õitsva taimeni kasvamine võib võtta tervelt 15 aastat? See protsess on meeletult aiglane ja seetõttu on nad ka äärmiselt haavatavad. Seega on siin kriitilise tähtsusega sõnum. Just selle pika kasvuperioodi ja nõudlikkuse tõttu on eranditult kõik Eestis kasvavad käpalised rangelt looduskaitse all. Nii et kui satute nende ilu nautima, siis palun jätke need lilled sinna, kus nad on. Ärge korjage neid. Lähme nüüd lagedatelt aladelt veidi edasi ja vaatame, miks puisniidud on tõelised liigirikkuse maailmameistrid. Kujutage ette pargatariiselt heinamaad, kus siin-seal kasvavad hõredalt puud, kask, tamm ja sekka ka põisaid, näiteks sarapuud. See unikaalne kooslus ühendab endas kahte maailma. Puude õllvarjus pesitsevad varjulembesed liigid nagu maikelluke ja sinilill, samal ajal kui lagedatel paikeselistel lappidel peisitavad ristikud ja nurmenukud. Inimesed on sellist maastikku käsitsi hooldanud juba sajandeid. Ja kogu see pikaajaline inimpingutus koos loodusega viib ühe täiesti hullumeelse tulemuseni 76. Lääne-Eestis laelatu puisniidul on teadlased loendanud just nii mitu erinevat taimeliiki vaid ühel ainsal ruutmeetril. Kujutate ette, 76 liiki ühel ruutmeetril. Terves maailmas on vaid käpputäis kohti, mis suudavad sellist bioloogilist rikkust pakkuda. Aga kuidas selline konkurents üldse toimib? See viib meid karmi võitluseni valguse nimel, mis käib otse meie jalge all mullas. Vaadake, avatud niidul on tohutult valgust ja see on palju tuulisem kui mets.
taimed peavad seal külg külje kõrval lausa füüsiliselt võitlema iga viimase kui päikese kiie pärast. See on halastamatu konkurents. Taim, mis on lühem ja jääb suuremate naabrite varju, hakkab lihtsalt kiratsema. Siin tulebki uuesti mängu niitmine, toimides nagu mingi evolutsiooniline häkk. Enne niitmist on pikkadel taimedel kõik väärtuslikud toitained üleval lehtedes. Kui vikat üle käib, lõigatakse see maapealne osa maha ja toitained lähevad pikkade jaoks kaotsi. Pärast niitmist jäävad ellu ja taastuvad kiiresti, aga just need taimed, mis on olukorraga kohastunud. Need, mis hoiavad oma lehti tihedalt maa ligi või mille pungad asuvad ohutult otse mullapinnal. Taimeelu on meil nüüd selge, aga kes siis veel niidul elab? Vaatame korraks ka seda elavat loomariiki. See toiduvõrgustik on tõeliselt loogiline ja põnev. Esiteks, taimemeri meelitab kohe kohale tolmeldajad ja lehesööjad nagu mesilased, kimalased, liblikad ja rohutirtsud. See tohutu putukate armee tõmbab omakorda ligi putukaküttid, ämblikud, kiilid ja sipelgad. Kolmandaks, see rikkalik bufee jäämarkamata lindudele, et kõrges rohus on raske liikuda, ruulivad seal just pikkade jalgadega linnud, näiteks valge toonekurg. Ja neljandaks muidugi imetajad, põdrad, kitsed, jänesed ja rebased, kes tulevad kas lopsakat taimestikku näksima või pisinäriisi jahtima. Aga selle kõige juures on üks väga huvitav konks. Suured imetajad tegelikult niidul püsivalt ei ela ja põhjus on ilmselge. See maastik on lihtsalt liiga lagedale kistud, seal pole absoluutselt kuskile peitu pugeda. Nad tulevad sinna külluslikku restorani sööma, aga turvalisust ja varju lähevad nad otsima ikkagi tagasi metsa. Nii et kui me tõmbame kõik need niidid nüüd kokku, jõuame ühe väga sügava järelduseni. Niidu uskumatu elurikkus ei ole lihtsalt juhuslik looduse tujukus. See on keeruline meistriteos, mis on maalitud otse inimtraditsiooni ja hoolitsuse pintsliga. Ilma meie sadu aastaid kestnud niitmise ja karjatamiseta ei oleks meil seda 76 liigiga ruutmeetrit ega neid kauneid orhiidesid. Mis toob meid ühe viimase ja väga provokatiivse mõtteni? Kujutage ette, kui meie vikatid ja niidukid peaksid ühel päeval lõplikult vaikima, siis kui palju nendest haruldastest ja imelistest liikidest kaob igaveseks tagasi peale tungiva metsa pimedase varju. See on päris mõtlema paneveks. Suur tänu, et tulite minuga täna seda habrast Eesti looduse paradoksi avastama. Järgmise korrani!